see siin videos olen mina. Ja selles järgmises videos olen ka mina. Ja neist kumbagi ei ole olemas. Väga raske on niimoodi teha videot, kui ma üritaks mitte üldse kokku võtta oma viimast aastat ja öelda ainult paar asja ja esitada paar kunstilist ideed, siis ma ei valetaks väga palju, aga samas ma ei ütleks ka üldse tõde. Aga kui ma proovin anda hästi palju edasi, hästi täpselt, siis ma annaksin edasi väga palju tõde, aga ma valetaksin veel rohkem, sest et siis iga see väike asi, mille ma jätan välja, mille ma jätan mainimata, siis sellel on absurdselt suur tähtsus. September algas väga-väga hästi. Naine. Your money or your life. Ma sain üle, nagu see raputas maha. Tegelikult mul on nii pohhu, nagu... Aga samas, miks ma küsin sinult, nagu sina ei oska Tessaga rääkida? Ilmselgelt ma ei oska Tessaga rääkida, sest kogu see probleem ongi. Just kirjuta ära, mida ma mäletan. Ongi 24 tundi endale loed trenni, käid siin ujumas mingi 20 päeva järjest. Ma hakkan kirjutama ja siis ma teen filme ja ma olin nii valmis saavutama kõike seda, mida ma tahan ja kõike seda, millest mind ennem hoiti kinni. Ja siis sa saad aru, et sa ei suuda. Esimest korda sa saad süüdistada ainult ennast. Okei, alguses sa proovid muidugi oma naist süüdistada, oma sõpru. Nad pole piisavalt toetavad, nad ei usu minusse. Nad tegelikult judge'ivad seda, mida ma teen. Ta on nii igav. No, sa ise ei usu seda ka tegelikult mingi aja pärast enam. Ja sa saad aru, et ainus, mis takistab sind, oled sina ise. Ja ma ei ole väga problemaatiline suuremus ajast. Ma arvan, ma suht kergesti olen saavutanud edu kõiges, mida ma olen proovinud. Ja siis sa saad aru, et sa ei suuda. Ja probleem oled sina. Ja see oli räigelt valus ja räigelt raske. Ja seepärast oma sõprade kandis, eriti Annabeliga, ma hakkasin nimetama Tartu sügist selleks halvaks perioodiks. Kõige naljakam selle loo juures on see, et ma nagu praegu igatsen seda aega. Ma igatsen sügist palju rohkem kui kevadet. Whoa, whoa, whoa. You never make enough money, and no one cares about the things you say. You're gonna wake up someday, man, you wish you got a job. Spend half your life in a Chevrolet, driving up and down the freeway. Someday when you're too old to
thanks to the cigarette, but I think I know the rest. Oh, you'll never make enough money, and no one cares about the things you say. You're gonna wake up someday, man, you wish you got a job. Spend half your life in that Chevrolet, driving up and down the freeway. Someday when you're too old to play, man, you wish you got a job. Jah. Jaa, davai, let's go! Oota, Marianne! I'll wait for the Stop playing with the pumpkin. No, no, I got it. Seda laustada. Okay, What the fuck? Lasi käsi. okei, miks mul sügisel halb hakkas? Nagu mul tegelikult üldse kogu 2021 oli väga imelik aasta, sest et see kevad algas juba nagu mingite paljude eri stressilevelitega. Ma kaotsin suht palju raha. Mul oli uus suhe, millega tuli suht palju mingeid pingeid kaasa. Sa pidid nagu enda hirmudega silmitsi seisma. Ja kuidagi läbi selle mul tekkis nagu esimest korda elus, või no mitte esimest korda üle mingi 3 aasta paanika attack'e, kuidas sa nimetad seda, kus sa jooksud kokku, on ju, mingi värised maas, teed seda stuff'i. Ma vist ka siis mingi periood üle töötasin ja siis mingi periood, ehk siis kogu Tartu sügis, ma alatöötasin, kus ma ei teinud piisavalt tööd, mis on ka nagu su vaimsele tervisele suht halb. Ja siis oli suvi, mis ei lasknud asjadel nagu settida, sest et sa teed kogu aeg nii palju, ehk siis asjad ei setti ja elu muutub aina rohkem segaseks. Ja noh, siis oligi kooli lõpp, on ju, hästi suured elumuutused, sa proovid elada kellega koos, mis on fucked up keeruline. Sa lähed uude linna, sa lähed täiesti uude kultuuri ja sa lähed eemal oma koolist ja vanematest asjadest, ehk siis see oli nagu üks asi ja siis sul on väga suured ootused veel sinna minekul ja sind veel veits piinavad mingid pooleli jäänud inimsuhted su 10 ajast. Ehk siis seal on nagu väga palju stressileveleid ja millegipärast ma ei kogenud neid üldse kõvasti kevadel ega suvel. Nad nagu ei mänginud üldse eriti suurt rolli. Sul on need paanikatäkid, mis tähendab seda, et okei, sul on sees mingid asjad lappes, aga sa oled igapäevaelus väga-väga õnnelik ja põnevil ja asju toimub, on ju. Aga väga palju asju oli hakkamas halvasti minema. Septembri esimene pauk oli suhte keerukus. Jah, me mõlemad olime lihtsalt väga segaduses sellele, et mingi teine olend on meie ruumis. Ja sa oled ise samale stressis kõige muu eluga. Ja siis ma hakkasin rohkem olevat ka mures oma tuleviku pärast. Ma ei olnud täiesti kindel, kuidas meie riik töötab, ega kuidas, millised on päriselt minu šansid siin maailmas rikkaks saada. Millised on need nagu võimete piirid nii riikidel kui minul, kui nendel kogukondadel, mis me loome. Eks mul ei ole tulevikku, ma ei saanud nagu olla kindel milleski
ja selle tõttu oli väga raske panustada mingisse tulevikud asjadesse. Ja siis ma nägin lollakas arv unenägusid, mis olid liiga head ja sa ärkad üles hommikul ja see päris maailm ei ole nii hea kui see unenägu. Unene armastus oli parem kui päris elu armastus ja ma mäletan mu päevikus kirjas, et ma ei tohi kunagi ära õppida lucid dreamimist, sest et see oleks liiga ohtlik. Ma lõpetaks päris elus elamisse. See väga huvitav kunstiline maailm. Ja septembri lõpus hakkas ka Tartus peokultuur natuke segama ja joomine teeb ikkagi suht palju depressiivsemaks. Aga mis on kõige naljakam, see tegelikult joomine ei tee nii depressiivseks, aga depressiooni uskumine teeb rohkem depressiivsemaks. Nagu, ma mäletan, see vist tegelikult juba algas augusti lõpus, kus nagu, no mul oli niikuinii huvi minna psühholoogi juurde, sest nüüd väga huvitab psühholoogia, eriti psühhoteraapia ja see on huvitav maailm. Ma palju raamatut lugenud viimasel selle kohta, aga ma tahtsin minna psühholoogi juurde, aga läbi selle soovi sellest ma kuidagi hakkasin uskuma enda depressiooniga rohkem või seal oli nagu kasu uskuda oma depressioonist, et kui sa oled haige, siis ühiskond ei saa sind rünnata, sa oled loll ei peksta, loll on kaitstud, mis kuradi väljend see on. Ja millegipärast meil oli selline maailmaotiga, kus me nagu uskusime, et meie filosoofilised uskumused, sellest kui lappes on maailm, kandusid üle nüüd meie depressiooni ja meie ärevusse ja et see oli päris ja läbi selle, et sa uskusid iseenda depressiooni, sa ei pidanud seda faasiks, millest saab üle tulla, vaid sa pidasid õnnelikust faasiks, mis saab alati läbi ja tuleb tagasi see masendav depressiivne tõde nii-öelda, ehk siis see oli nagu ümber pööratud, on ju. Ja no see oli igast muid asju ka, mis teed inimestele haiget ja sa saad aru, et mingid asju sa ei saa lihtsalt muuta, nagu sa teed midagi ja sa ei mõelnud liiga palju halba, aga see lõpptulemus on selline, et sa ei saa enam kunagi tõestada, et sa ei olnud halb inimene. Ja siis tuleb oktoober, ma just vaatasin, mis mul siin kirjas on, ma olin terve oktoobri haige, ehk siis ma ei saanud eriti jiu-jitsuga tegeleda, ma ei saanud trenni teha ja sa satud kohta, kus nagu füüsiline tervis mõjutab nii tugevalt vaimset tervist. Sul on nagu nii sitad mõtted peas. Sa ei saa üldse areneda mitte millestki. Sul on tunne, et sa oled nagu lihtsalt kogu kuu ära raisanud. Ja nagu kuu aeg on juba nii pikk aeg. Kuu on nagu elu. Nagu sul on tunne, et sa oled kogu oma elu ära raisanud. Ja sa lihtsalt mädaned kuskil Tartu Annelinna korteris. Ja siis novembrist hakkas nagu päris elu catch up ima. Mul ei ole raha, ma olen võlgu oma naisele. Mul on nii sitt, et sa nutad kuskil teki all. Sa ei tunne ennast väga mehena, sa ei tunne ennast väga adekvaatsena. Su voodis, liiv, miks see on seal? Ma täiega pettusin oma sõprades. Nagu ühelt poolt ma ei suutnud Tallinna inimestega kuidagi seostuda, sest et ma olin selle 2 kuuga nii palju muutunud ja aga ma ei näinud ka kuidagi lõbu enda sõprades või nagu ma ei olnud põnevil enam. Ja samas Tartus uued inimesed, kellega ma tutvusin, nad ka nagu, ma ei saanud tegelikult väga lähedaseks. See oli tegelikult siiamaani veits, et võib-olla on 2 inimest, kes kõige tähtsamad mulle Tartus olid selle aastaga, oli Annabeli parim sõber ja Oti parim sõber. Ehk siis ma tegelikult ei leidnud endale väga oma sõpru. Ja ongi mõned need sõbrad, kes mul olid. Seal kaob ka mingi seksuaalne põnevus ära või nagu mingi tension sellest, kui sa oled suhtes, sa oled pikaajalises suhtes, sa oled armastavas suhtes ja seal kaob ära mingi flirtimine või mingi väärtus, mis sõpradel on lisaks nende vestlustele. Sõbrad on tihti väga ilusad ja erutavad ja lahedad, ja segadus ka ära. Ja siis sa oledki hetkel, kus sul ei ole sõpru ja nagu vaimselt tuli paskaks, sa ei ole loonud mitte midagi, sa oled nii pettunud endas ja selles ülikõrgetes ootustes, mis sa panid enda sellel aastale. Ja nüüd ma ei täitnud nagu mingi
pool kuud päevikut või isegi rohkem, 6 aega põhimõtteliselt. ma lugesin veel Martin Edenit, mis oli täiesti fucked up raamat, mis hittis mind liiga tugevalt. Ja siis ma isegi ei tea, nagu elu läks nii halvaks, et sa pidid võtma vastu mingi otsuse ja ma käisin vaatamas Henriku, kuidas Verstappen võitis F1. See oli detsembri keskel ja siis sa vaatad kedagi, kes on saanud mingis oma valdkonnas kõige paremaks. Ja see on väike maailm. Vormel on jabur, igav vaadata sport, whatever, sa võid öelda, mis sa tahad. Aga ta tegi midagi ja ta on selles maailma parim ja ta ümber on tiim, kes talle kaasa elas ja inimesi, keda see liigutab ja see on väärtus. Ma mõtlesin, ma tahan ka tunda seda tunnet uuesti. Seda, kus sa oled mingi pjedestali peal ja kõik teavad, et sa päriselt pingutasid. Sa ise tead, et sa päriselt pingutasid. Ja ma vaatasin seda, ma olin nagu, vau. Ma tahan seda tunnet, et ma olen millegi nimel pingutanud. Ja siis ma mingi brainwashisin ennast kuhugi mingi grindset, mindset. Kurad mingi YouTube'i videoid vaatas. Ja mul oli ka väga hea ja aeg tegelikult ka raamatutega sel hetkel ma lugesin Jack Londoni ühte biograafiat alkoholi kohta. Ja läbi selle mõtlesin, okei, tead, ma ei joo ka siis enam fun. Ja nii ma nagu lõin selle mingi tasandi selleks, et areneda, on ju. Trenn, nii-öelda enam alkoholi, on ju. Ja just see mindseti muutus, et okei, noh, davai, teeme ära, on ju. Nagu midagi peab muutuma, et sa lihtsalt usud, veid silmad kinni, sa ei vaata liiga sügavale seda tõde. Sa elad nagu natuke pinna peal, sa mõtled, võtad mingi suvalise eesmärgi, ütled, et ma pingutan. Ja siis hakkad pingutama. Ja samal ajal tuli veel Jordaaniasse reis Mattiasega, mis esiteks aitas avardada mingeid ideid, on ju. Aga ka sealt tuli see avanemine, nüüd see teine osa nii-öelda sellest aastast, kus maailm on palju vabam ja ma olen käinud ükskõik, kus ma tahan ja ma ei ole olnud seotud Tartus väikses linnas kinni. Ja no, nüüd ma olen tagasi siin ja ma ei tee seda videot just eriti heast kohast. Mul on olnud väga keerulised 6 aega Itaalias hetkel. Ja see on huvitav, et nagu sügis jälle, mis värk on, on ju. Aga üks asi, mida ma tunnen, mis on selle aastaga muutunud, on see, et ma ei ela fucking Eestis ja ma olen füüsiliselt nii palju tervem. Ja see on võib-olla tänu õnnele ja võib-olla tänu minu pingutustele. Aga mul on ka tunne, et see on veits tänu ilmale. Ja lihtsalt selle, et kui sa hoiad oma need baasasjad tervena. Sa ei joo palju, sa magad hästi, sööd hästi, jood palju vett, saad päikest, teed sporti, käid saunas. Siis kõik need halvad perioodid, nad ei lähe nagu nii halvaks. Need on nagu, sul on sitt. Aga see ei ole üldse lähedal selle, et murda sind. Ja see on nagu, see on, ma arvan, üks asi, mis kõige rohkem muutus. Sest et tõesti ma Tartus, sa võisid ärgata mõni päev kell 2. Pime on, külm on. Sa ei lähe õuest, et mingi lumetuisk on. Või nagu mingid sellised asjad, nagu me oleme nii füüsilised olendid. Ja sellega sai läbi 2021. Ma arvan üks kõige lollimaid aastaid mu elus. My girlfriend doesn't worry about the things that always trouble me. She says, why are you so grumpy? Let's just both sit here quiet and calmly. And you probably should be thinking first about how glad you'll be if you do some work and about our relationship. My girlfriend doesn't worry about the vision Mao Zedong had for China. Was agrarian reform for the better? Or is cynicism part of our culture? Why did people fight and die for their freedom? Was utopia a lie as a concept? Is the Western model really our future? Is there nothing any better to work towards?
And is progress only science in action? Does it truly have a moral dimension? Was the century a dream before failure? Have we settled for this present existence? Was it only necessary for peasants? Would I really give up ego involvement? Is there any global movement for justice in a world of only selfish survival? Because it's obvious we're going to serfdom if we accept the barbarity of the system. But would I really want to work in a factory? Would I really make my art for a leader? Would Mao be into some of our music? Or is everything just horror and power? These are massive, giant, trouble-consuming thoughts saturating my thinking. But I think that she'll just think I'm annoying, so I won't bring it up. She says that doesn't make any sense. You should just think about your art and your friends and about our relationship. Ma tegelikult kirjutasin ka mõned asjad selle Tartu perioodi kohta, nii et kui teid huvitab Jack London või mina, siis mul on siin all descriptionis mõned kirjutised. Kui kedagi huvitab, et millele ma mõtlesin sel perioodil või milliste küsimuste või osadega, siis kirjandusest ma tegelesin. September. Huvitav, kas ma seletasin endale elu ümber, sest ma polnud piisavalt tugev, et elada enda ideaalide järgi. Kui sa ei saa hakkama oma unistuse saavutamisega, siis kas sa muudad oma unistusi või sa muudad ennast. Ja enda muutmine on nii fucking raske, et mul on täiega tunne, et ma olen muutnud oma ideaale. Ja seda on nii valus näha. Eriti siis, kui sul oli tunne, et sa olid 17-aastaselt kõige tublim. Ja peale seda sa oled lihtsalt alla käinud. Lihtsalt järjest kirjas just keep on being interested, keep on being interested, just keep on being interested. See on nagu see Finding Dory filmis. Just keep swimming, just keep swimming. Lihtsalt huvitu ja sa jääd ellu. On endiselt elus. Täiesti fucked, ma olen. Täna on ka mingi ülimelik päev, mul on reeglilt tunne, nagu ma ei suudaks armastada. Või no ma ei suudagi väga hästi armastada. Nagu situatsioon on paremaks läinud viimase aastaga. Aga seal on mingi vastikus, kui sa tunned inimeste nõrkust. Enda nõrkust. Ja fuck küll. See, kus ma praegu olen oma eluga. Itaalias. Täielik bullshit. Ma tahan täiega Tartusse tagasi. See nüüd enam ei ole üldse teemas, aga kui ma tulin Tartust Tallinnasse, siis sa vaatad ummikuid. Nagu autod on reeglilt cringe. Nagu, kes sa tahaks ummikusse istuda? Me oleme väärtud olevused, kes tahavad lihtsalt taimi enda tuppa. Milano! Networking, yes! Mattias nurga on reegelt lahe. Kui sind ennast ei ole olemas, siis sa mängid teistega. Mind huvitab psühholoogia. Huigasin psühholoogia selles osas. Ma olen liiga palju malet ka mänginud. Ma annan sulle 5 euri, kui sa suudad mulle males ära teha. Ärge.